Head Eestimaa inimesed, palju õnne kodumaa sünnipäeva puhul. 103 aastat tagasi rajasime meie siseturvalisuse süsteemid Tsaari-Venemaa ja 30 aastat tagasi Nõukogude Liidu lagunenud struktuuridele. Meie eelkäijad on siseturvalisuse valdkonnas teinud ära suure töö. Täna oleme olukorras, kus kõik Eestimaa inimesed usaldavad meie siseturvalisuse asutusi enam kui 90%. See on väga suur töövõit. Aitäh kõikidele Eestimaa inimestele ja aitäh kõikidele, kes on igapäevaselt siseturvalisust tagamas. Oleme täna huvitavas olukorras, kus pea aasta otsa oleme võidelnud nähtamatu vaenlasega. Kui me räägime siseturvalisuse valdkonnast, siis eesliinile on võidelnud nii päästjad, nii häirekeskuse töötajad, nii Politsei- ja Piirivalveameti töötajad, aga ka Sisekaitseakadeemia, kes oma kadetid on saatnud näiteks eesliinile täpselt samamoodi külg külje kõrval politseiametnikega võitlema viiruse vastu. Ja kindlasti on tunnustamist väärt ka see, kuidas meie Sisekaitseakadeemia kriisi ajal oma õppekorralduse on ümber muutnud. Aga need ei ole ainukesed inimesed, kes on eesliinil võidelnud. Ma tahan kindlasti esile tuua ka meie meditsiinitöötajad, ma tahan kindlasti esile tuua meie õpetajaid, meie haridustöötajaid. Sest see, mida on teinud meditsiinitöötajad võitluses viiruse vastu ja see, mida on teinud meie õpetajad koolides, korraldamaks ümber õppe, et meie noored saaksid siiski hea hariduse, see on kindlasti olnud tunnustamist väärt. Ja kui meie noored saavad hea õppe, siis see on ka turvalisuse ja turvatunde küsimus. Nii et veel kord, aitäh kõikidele Eestimaa inimestele, kes on võidelnud viiruse vastu, aitäh kõikidele inimestele siseturvalisuse valdkonnas, kes on võidelnud viiruse vastu. Julgen öelda, et võit viiruse üle ei ole kaugel. Oleme tublid, vaktsineerime ennast, kaitseme ennast, siis on meil kõigil parem ja turvalisem olla. Veel kord, head vabariigi aastapäeva, elagu Eesti!